pärast päeva matkateedel on ju mõnus maha istuda. Aga veel mõnusam kui maha istuda, on istuda tooli peale, et saab selga toetada ja jalad välja sirutada ja üheks võimaluseks on võtta endale matkatool kaasa. See on ka hea variant, aga võib osutuda liigseks ballastiks ja võib-olla isegi mõni ütleb liigseks edevuseks. Aga teine võimalus, mida mina siin kasutanud olen, on ehitada endale ise selline mõnus tool. Matkatooliks seda nimetada ei saa, aga võib-olla selliseks metsatooliks. Ja selle tegemiseks pole palju vaja, et on vaja 4 sükest toekamat roigast, telkmantlit, mis on vähemalt iga kaitseliitlasel olemas tõenäoliselt, ja 3 nöörijuppi. Ja nendest saabki sihukese väga mõnusa tooli kokku panna. Kuidas seda teha? Kohe näitan, vaadake. Et pärast seda, kui te olete vajaliku materjaliga metsast tagasi tulnud, siis esimene operatsioon ehitamisel on see, et ülevalt need 3 kaigast ülevalt kokku siduda. Millist sõlme te kasutate? Pole oluline, kasutage seda, mida oskate, aga mis on oluline, on see, et see saaks kinni seotud nii tugevalt, kui te vähegi saate. See on kriitiline, et ta teil kuidagi laiali ei vajuks. Mina kasutan siin sellist, teen sõlme ümber 1 kaika, siis vean 4 tiiru ümber kõiki nende kaigaste ja siis vahepealt tõmban veel aasad läbi, et nad oleks omavahel kindlalt seotud ja tõmban veel sõlme peale. Nii on kindel. Pärast seda saategi juba need 3 kaigast püsti panna nagu tüüpilised 3 jala, millest me oleme ka kaitsekodus juba varem kirjutanud. Nii, seejärel tuleb teil minna jälle oma nööri kallale ja lõigata sealt siis umbes 3 2-meetrist juppi. Kõik need jupi otsad tuleb siis, nööri otsad tuleb omavahel kinni siduda, vaat nii nagu videos näha, et moodustuks selline aas. Nüüd ühe selle aasa panete siis ümber selle 3 jala 1 jala, kasutades selleks siis pruusiku sõlme. Kui te ei tea, kuidas see käib, siis on hästi lihtne, vaadake järgi internetist. Teise samasuguse aasa riputate ümber 2 jala. Nii. Nüüd selle 4. puu, mida te ei kasutanud selle põhikonstruktsiooni tegemiseks, selle torkategi sealt aasade vahelt läbi, nõnda, et ta jääks toetuma sinna esimeste talade vastu. Nii, see on valmis. Nüüd järgmiseks võtategi oma telkmantli. Voldite selle nagu 2 kokku, nii et moodustuks selline ristkülik. Selle ristküliku, ütleme siis 1 otsa, voldite kokku selliseks ja siis sinna võtate selle 3. nöörijupi, kinnitate samamoodi, teete sinna selle pruusiku sõlme ja viskate teise otsa üle selle 3-hargi tipus oleva 1 haru. Ja siis ei olegi muud, kui tõmmata selle telkmantli alumine ots lahti, rullida ümber selle horisontaalpuu, 2-3 tiiru vähemalt, et ta teil lahti ei jookseks ja siis toetada või fikseerida seesama nende rippuvate aasadega, et see jääb sinna seda telkmantlit kinni hoidma, et lahti rulliks. Ja ongi kõik valmis. Ja nii lihtne selle tooli ehitamine oligi, et mis siin olulised on selle põhikonstruktsiooni kaigaste valik, et need peaks olema võimalikult sirged ja nad ei tohiks nagu läbi murduda, nad peaks teie raskust kandma. Ehk siis ütleme, pöidlajämedel on natukene liiga peenikene, võib-olla randmejämedel on natuke liiga paks, et sinna vahele kuskile. Ja sihukesed 3 ja ütleme, tegelikult see 4. võiks ka olla ikkagi, see küll ei kanna kogu raskust, aga siiski teie jalad siia toetuvad, et ütleme see samasugune. Ja kui need on umbes 2 meetri pikkused, siis see kaigas, horisontaalkaigas, võib olla natukene lühem ja oluline, et ta ulatuks, kui ta on siin all osas, et ta ulatuks toetama siia. Ehk siis kaigaste valik on väga oluline, et need ei oleks mädad, et nad oleks võimalikult sirged. Siis on teil vaja umbes 6 meetrit nööri, mis siis jaguneb 3, et selle 1 nöör, 2 nöör ja 3. nöör, et kõik umbes 2 meetri pikkused. Ja telkmantlit on vaja. Kui teil telkmantlit ei ole, siis sobib ka mingi suurem riidetükk või kas või, ma ei tea, kartulikotist saate teha, aga telkmantel on võib-olla kaitseliitlasel kõige käepärasem. Ja ega siin muud ei olegi, et see tool, miks see hea on, ongi sellepärast, et nagu te näete, et ükski osa
ei ole niimoodi permanentselt kinni, et te saate selle väga lihtsalt niimoodi hops lahti võtta, teise kohta tassida, jälle üles panna või oma telkmantli siit eemaldada ja edasi rännakule minna. Et selline väga lihtne, aga samas tõhus ja mugav vahend. Ja tehke endale ka ja lugege Kaitsekodu. Järgmise korrani!